Tere ilusat esmaspäeva õhtut kõikidele jalgpallifännidele ja kaaselajatele. Täna esiliiga 6. vooru viimane kohtumine Nõmme Unitedi ja Nõmme Kalju U21 vahel on õige pea algamas siin Sportland Arenal. Ning me püüame siis selle kohtumise täna koos kaaskommentaatori Nõmme Unitedi tegevjuhi Martin Klaseniga siis teieni tuua ning hetkel kui võistkonnad on väljaku keskele jalutanud ka hooaja esimene kaotus Tartu Velkolt, nii et hetkel tulevad Unitedi meelega vaatama, et see rünnaku ära ja see sai, kas saab nüüd seal ka löögile ja lööb palli napilt väravast mööda, nii et minu mikrofoniga väiksed probleemid, audio ei pidanud väga hea olema. Vaatame standard esimene olukord ja sealt ka on võimalik lüüa, kuid kas suudab keegi selle palliga väravast toimetada ja väravaht on kindel seal, nagu ka nimi ütleb ja püüab selle palli ühe mikrofoni. Paraku Elari, sa pead ikkagi täna tegema selle kohtumise üksinda ja ma võin kõrval seal olla siin toeks ja abistavaks jõuks. Täpselt kohale tuua, aga standard olukordade juures siis Nõmme Unitedi 2 kõige kogenemat mängijat ja tulebki hea, kas otse väravasse palli Andrei Frolov viib Nõmme Unitedi 1-0 juhtima juba 13. minutil, nii et vabandust, 12. minutil, kui nüüd täpselt vaadata kella ja Nõmme United saab siin juba, võib öelda, et toob naeru suule, et ta on tunda, aga nüüd on väga hea võimalus, Orlov lööb, aga lööb selgelt üle nii värava kui ka sealt piirde aia, nii et näitab Mölder, aga õnnestud midagi siin tekitada kastis. Ja Saka lööb ja lööb 2-0. Saka näitab oma vasaka jalaga, et sealt tuleb endiselt ja lööb hooaja 4. värava ja liigub oma meeskonna suurima väravaküti arvestuses ikkagi teistelt. Vead, mida keskpoolkaitsjana sa pead vahepeal tegema. Eriti siin nüüd just esimestes voorudes, kus... Ja Mölder, kas uskumatu sealt nüüd taaskord oli Kalju väravaht seda palli väljaku tagasi, nii et Mölderil suurepärane löök sealt proovis Sakat järgi teha, aga siin nüüd ja kus läheb vastu latti, nii et Laagusel oli ka sinna omad. Pigem kannatlikult otsida, õigutad ühelt äärelt teisele. No nüüd väga hästi, nüüd muidugi Kalju kaitse tegi vale arvestuse ja Vain läheb ise löögile ja lööb sealt väravahi tõrje õigemini ja ei jõudnudki saa siis oma analüüsiga Nõmme Unitedi, aga ma usun, et sellest saame juba 15 minutiga teada ja nüüd proovitakse kohe ühe pika palliga, väga ideaalne pall ja suurepärane omaksvõtt ka nüüd Vainult ja suudab selle palliga nüüd pealelöögiks vormistada, väga suurepärane rünnak tegelikult, et kuidagi tundub, et minu mikrofonist nüüd Sandal hea võimalus ja söödab ja 3-0 Bruno Vain teeb seisuks 3-0, nii et suurepärane läbisööd ka Riki Sandalt, nii et Nõmme United tundub, et hiilivalt mängis siin esimesed 6-7 minutit, andis võimaluse Kaljul siia mängu tagasi jõuda, aga nurgalöök ja on üsna terav seal ja tundub, et ka pall jääb maha seal, aga siiski Nõmme väga hästi nüüd saavad hoopis blokeeritud seal ja suurepärane vasturünnak, Vain jookseb seal üksinda, Frolov on tal ka olemas ja Vain läheb ise löögile minna ja lööb selgelt mööda, nii et see oli, ütleme, üsna väga efektselt, see suudabki see palli Mölderile lükata, Mölder tõstab pea üles ja jätab söödu Sakale ja Saka veel trikitab, aga mängis ülepratse olukorra ja ei olnud võimalik seda ja väga hästi ja nüüd ka see saiki löögile sealt ja tundub, et Kauevi siis, vabandust, see oli ikkagi see Baptista, nii et löövad ühe tagasi, nii et siin on nüüd seis 1-3, nii et jäigi Mattias Laagus oma nulli mängust ilma. Ja siin Nõmme United seda palli enda valduses pikalt hoida. Väga hea sööt. Ja tuleb tagasi siin üks. Tundub, et seal
number 11 ja Andres Pirk teeb vahe minimaalseks 2-3, nii et siin viimased minutid läheb veel päris põnevaks. Ja saadakse ikkagi, võib öelda, et raske, et siin oli võimalik tegelikult teise pooles mäng ära lõpetada ja lüüa siin nii 4 või 5 ära, aga